Mina sündisin Tallinnas, Sakole tänaval ja olengi põline Tallinna inimene tegelikult, et sündinud, kasvanud, koolis käinud, ülikoolis käinud. Ma mäletan lapsepõlvest seda, et ma olen alati armastanud väga joonistada. Ma olin üksik laps, mul ei ole õdesid ja vendi ja ma pidin olema ka väga palju üksi ja ma olin ka tihti haige, suhteliselt selline nõrguke. Ja siis, mis sa ikka kodus teed, et mängid, aga siis oli joonistamine võib-olla just see, mis aitas nagu selle üksindusega toime tulla. Ma olen väga palju tänulik oma emale, kes on mind alati nagu toetanud ja julgustanud. Ja ema märkas seda, et mul selline huvi on varakult ja ma arvan, et üks väga tähtis samm minu elus oli see, et ta viis mind kunstikooli katsetama. Ema ja isa küll kunstnikud ei ole, et ema on mul kirjandusinimene ja ta on hariduselt ajaloolane. Teatriajalugu õppinud ja hiljem sai tast ajakirjanik, nii et ta oli filmi ja teatri ajakirjanik. Aga tema poolt jah, selline võib-olla see fantaasia, ma olen kindel, et see on nagu just tema poolt, et ta mulle lapsena väga-väga palju luges ette. Et võib-olla läbi tegelikult see kirjanduse osa on nagu minu arengus, ma arvan, väga suur tänu emale. Ja isegi kui ma juba ammu ise oskasin lugeda, siis ma ikka tahtsin, et ema loe mulle ette, et see oli nagu väga-väga. Ja siis ema mõtles ise jutte välja ja see oli mul nagu eriti lemmik, et mingi tüdruk oli tegelane ja siis tema seiklused. Mina olen nüüd oma lapselastega natuke seda sama asja teinud, et neile ka kohutavalt meeldivad sellised jutud, mida sa ei loe raamatust, aga siis mõtled ise välja. Mina mõtlen oma kassidest ja koertest neile lugusid. Aga isa oli mul hoopis selline tehniline inseneriharidusega ja kuldsete kätega ja väga tore inimene. Kahjuks teda nüüd enam ei ole. Et võib-olla temalt ma olen natuke saanud mingit sellist käelist oskust, et ma nagu trillpuuriga hätta ei jää, et mul on olnud pildiraami töökoda, kus ma ka õppisin ära kõik nende masinate käsitsemised, ma suudan ise ka raame teha. Ma kuulsin, et sa tegeled ka keraamikaga. Räägi sellest lähemalt. Jah, mul on siin oma tassidki isegi praegu laual ja ma võin äkki näitan ühes kastis. Keraamikaga ma tegelen hobi korras, et ma käin Kehtna kunstikoolis keraamikaringis. Et seal on ka nüüd omaette tore kogukond ja seltskond, kes siis teeb vabalt, mida keegi teeb. Mulle meeldib nagu oma kätega ka midagi teha, et mitte ainult joonistada. Minu piltidel on rohkem ikkagi inimesed ja portreed. Ma mingi abstraktse kunstiharrastaja pole kunagi olnud. Et sama ka keraamikas, et kuidagi ikkagi just näod ja nüüd antud juhul on nad jah sellised väiksed inglid. Aga olen ka mingid loomi teinud ja et see nagu võlub. Padjakatted on erinevad. Okasroosik ja padjana. Need on väga uued tööd ei ole, aga kuna neil on tiraaž, siis neid saab ikka juurde tõkkida veel. Need on nüüd kõik nagu metallplaadi sisse graveeritud käsitsi. Siin ei ole arvutiga midagi tegemist. Selline, tiivulised. Oi, kui huvitav pilt. Räägi mulle sellest pildist. See on tehtud Hiina mütoloogia ainetel, kus on tegelased libarebased
kes olid sellised ilusad tüdrukud, aga neil olid tihtipeale kurjad kavatsused. Nad käisid mehi võrgutamas ja võisid ka väga palju halba teha. Mitte küll alati. Postkaartidega on nüüd asi edasi läinud, nii et praeguseks on mul juba tiraažid päris suured ja neid kaarte müüvad juba mitmed galeriid ja raamatupoed. Ja ma vaatasin, et postkaartidega läks nagu toredasti, et võib-olla siis proovida midagi veel. Ja nüüd ma pean täitsa kohe tänama Raplamaad ja seda, et ma siia olen sattunud. Ja siin on selline tore pood nagu Rabav Raplamaa toode. Ja just nende poes ma alustasin võib-olla nende oma piltidega erinevate toodete müümist. Mis on juba kasvanud nüüd päris suureks, et ma juba mõtlen, et mul peaks ladu olema kuskil. Et jah, tellin kotte ja padjakatteid ja kõik oma piltidega, juba kleidid, särgid. Asi on läinud jah, juba päris suureks. Et siin ma küll tänan tõesti seda Rapla kogukonna. Ma arvan, mul on väga vedanud sellega, et ma maandusin Raplamaal 8 aastat tagasi. Ma ei ole põline Rapla elanik. Elasin vahepeal Sauel ja nüüd siis koos oma 2 koera ja 2 kassi ja kaasaga oleme siin.